Nüüd kuulame edasi seda lugu, kui nõid Vinni tahtis võluda kuldmunade unemise masina, et see kinkida proua Parmarile. Krõps, krõps, krõps läksid munakuured katki ja ühest munast tuli see. Teisest munast tuli see. Ja ülejäänud munadest tulid need. Kas nad pole armsad, aga ma panen nad veidi kiiremini kasvama, et nad jõuaksid tee ajaks uusi mune muneda, jätkas Vinni. Kohe maid oli tuba täis laperdamist, loksumist, kraaksumist, krooksumist ja susinat. Ja siis kops, plärts, koll, lirts. Kõikjal oli kuulda munade kukkumist. Kas sa näed kuskil kuldmune, Vilbur? Küsis Vinni. Oh, sa sindrimara barber! Mida me kõigi nende munadega peale hakkame? Mäu, arvas Vilbur ja jäljendas noa ja kahvliga söömist. Väga nutikas sinust, Vilbur, ütles Vinni. Me teeme proua Parmeri teelauale munarooga. Aga nüüd ole kena ja aja kogu see kamp aeda, kuni mina söögi hakkama panen. Susina ja sööstudega sai Vilbur peagi loomad liikvele. Laperdades, libisedes ja taarudes liikusid nad kõik ukse ja akende poole. Näete. Hakkame pihta, ütles Vinni. Ta purustas ühe muna teise järel ja müristas mikseriga. Ta tegi mulla, kakandi, kooriku, sufleed. Ta valmistas kärnkonna keeletäidisega omlette. Ta tegi kõvaks keedetud sisalikumune ja penikeelel võileibasid. Milline pidusöök, ütles Vinni. Vilbur, kata laud ära, kell on peaaegu 4. Pane lauale korralikud salverätikud ja kõik muu, sest ta on väga peen daam. Äkki jättis Vinni omletilusika lakkumise järele, sest talle meenus midagi. Oi, aga meil pole talle ikka veel ju kinki. Ja ma ju lubasin, vaene proua Parmar. Tildall! Vinni! Helises uksekell. Ta on kohal. Vilbur tegi ukse lahti. Seal oli üpris närvilise olekuga proua Parmar oma parimas kleidis. Näete, selline oli proua Parmar. Kas pole tore, tädi? Tule sisse, ütles Vinni. Võta istet. Me tegime sinu auks pidusöögi. Siin on isegi haapukurgitäidisega biskviitkook, millel on palju küünlaid. Ma polnud kindel, kui palju küünlaid oli vaja ja seetõttu panin ma neid kohe ohtralt, ütles Vinni. Oi, ütles proua Parmar lauale vaadates. Ausalt öelda, see ei ole ma väga näljane. Kui sa soovid, võime pärast mingeid seltskonnamänge mängida, ütles Vinni. Ma ei saa väga kauaks jääda, ütles proua Parmar. Ta pühkis oma toolilt ära mõned ämblikud ja istus väga ettevaatlikult lauda. Või leiba? Küsis Vinni. Oi, need näevad tõepoolest isuäratavad välja, ütles proua Parmar üllatunult. Ta tõstis ette ühe võileiva ja tahtis just sellest ühe ampsu võtta, kui tümps-tümps, klõmps-plärts.
üks suur pruun elukas jalutas lauale, tõstis saba üles ja poetas proua Parmari taldriku äärele ühe muna, samas kui taldrikul olnud sisalikumuna ja penikeelevõileib lendasid plärtsuga vastu seina. Et selline pilt. Oi, milline üllatus oli Vinni kimbatuses. Ma väga vabandan, proua Parmar. Ma lootsin, et me saime kõikidest krokodillipoegadest enne sinu tulekut lahti. Vinni vaatas alt kolmu Vilburi poole. Aga proua Parmar oli juba muna taldrikult üles korjanud. Ta vaatas seda, nuusutas seda, näksis seda ja siis naeratas. Proua Parmar, ütles Vinni. See on ju suurepärane, ütles proua Parmar naerdes. Ma poleks osanud soovidagi paremat kingitust kui üks värske šokolaadimuna. Me tahtsime sulle kuldmuna kinkida, ütles Vinni. Aga kuldmune ei saa ju süüa, ütles proua Parmar ja hammustas muna küljest veel ühe tükikese. Vilbur noogutas neid tarku sõnu kuuldes, sest sellist vaimuerksust tuli inimeste juures väga harva ette. Proua Parmari kõht sai šokolaadist nii täis, et ta ei suutnud enam midagi muud süüa. Aga kui tee sai joodud, mängisid nad šokolaadimunade jahti, sest krokodill oli kõikjale mune peitnud. Nii palju, ütles proua Parmar. Nüüd võin ma neid ka koolilastele jagada. Äkki hakkama neile siis natukenegi meeldima. See oleks kõigist kõige parem sünnipäevakink. Oi, suur tänu, Vinni. Pole tänu väärt, ütles Vinni. Kui sa soovid, võid ka krokodilli kaasa võtta. Kui nad külalise järel ukse kinni panid, ütles Vinni Vilburile. Ja üldse, kes tahakski šokolaadi, kui nad võivad selle asemel süüa minu üllatuskooki? Aga mis järgmises osas juhtub, kuulate juba varsti. Kuulmiseni!